Tere hommikust, kell saab kohe 9 ja ei, mitte õhtul, vaid hommikul kell 9. Ja täpselt nii pime veel ongi. Ja Miku läks juba 7 Tallinna bussile tööasju tegema. Nii et ma olen Martaga täna täitsa üksinda, nagu hommikust alates. Tuleb olema siin lihtsalt nagu nii pime. Martakene askeldab siin maas. Ja lihtsalt ma olen nii nagu selle kurguvaluga. Ma täna öösel ka tundsin, kuidas kurk hakkab nagu uuesti valutama. Täpselt nagu 2 nädalat tagasi. Ma ei viitsi lihtsalt. Ja nohu on ka natukene tagasi tulnud, aga nagu mitte üleliia. Või no, see on minuga kaasas käinud jällegi 2 nädalat, lihtsalt on nagu natuke intensiivistunud. Aga ma kirjutan selle nagu selle arvele, et meil on siin nii kuiv õhk. Ma olen mõelnud õhuniisutajat osta. Nii et vaatasingi mingeid variante, äkki Xiaomi oma. Et ma olen selle Xiaomi nagu kvaliteediga väga rahul. Igal juhul, nagu te kuulete, nina on kinni. Et võib-olla õhuniisutaja aitaks, sest see kurk on nagu nii kuiv, et mõni öö ma ärkan niimoodi, et mul lihtsalt nagu, ma joon vett ja mul on ikka nagu kurk räme kuiv, et just see ahju kütmisperiood on nagu päris siuke intensiivne. Täna on siis plaanis panna pakid teele ja poes ma eile juba käisin, täna ei ole otseselt vaja minna uuesti, aga Martaga peaks kindlasti minema tiirule, et see teine uni seal vankris nagu toimib ülihästi, ta tõesti väga meeldib magada õues. Niimoodi sossusse ära pakitud, et ma arvan, et selle teeme kindlasti, teine uni siis, et siis ma magaks ise ka, sest et ma olen nagu nii läbi. Marta ärkas kella 1 paiku, siis sõi, siis ei jäänud ülipikalt magama, nagu täiega mingi jutustas seal läbi luti, nagu mingi proovis teha nagu läbi luti neid asju. Ja siis ärkas mingi 5 paiku, siis ärkas 7 paiku ja siis lõplikult ärkas kell 8, et eks tal on see arenguhüpped ja kõik see muu teema, et ma tean, et ta tegelikult on võimeline magama läbi öö, nagu ma olen siin näinud, aga lihtsalt praegu ta ärkab nagu kas 1 kord või 2 korda või 3 korda, et pigem on siuke 1 kord nagu ärkanud, aga jah, lihtsalt see nagu võtab nii läbi. Ja siis kella 5 paiku ma kuulen, kuidas Kemma hakkab öökima ja nagu ta eile oksendas ka mingit pruuni vett nagu, aga täna ta oksendas hommikul voodisse. Me just eile vahetasime, ma pesin kõik nagu voodilinnad ära, täiesti puhtaks said, no need plekid ka viiserpunist täiesti. Et nagu täiesti värsked pesud ja siis Kemsu lihtsalt oksendas meile voodisse. Täna saab siis uuesti pesta, et ei tulnud nagu palju, lihtsalt mingi üliväike, et ma arvan, et üritab seda karvapalli nagu välja oksendada, sest temal on nagu hästi palju karvu, kuigi me kammime teda ka, aga tal tuleb nagu hästi palju karvu ära. Mis sa pullid seal? Mis sa pullid? Mis see suukene teeb niimoodi? Otsib süüa või? Suukene sõi just. Musja! Tegin süüa ja siis kuulen Martalest omaette täiega naerab. Mul tuli üle pika aja muna või isu. Tegin peekonit ka. Siin on kirstomatid. Kohuke, kohv. Nii et see on minu hommikusöök täna. Panin Martsuka nüüd siia tooli istuma. Sööb oma seenekest ja mina hakkan tellimusi pakkima. Kirjutan siin kaardikasi ja siis Martat samal ajal kiigutan jalaga. Igal juhul proovime need tellimused ära pakkida nüüd. Üks väike kodanik pahandab, tahab tuttu minna vist. Ja esimesse päeva õnne. Ja mina sain esimese tellimuse pakitud 3. Võtsin uue pakkateibi ka kasutusele. Päris nunnu. Marta ei olnud nõus oma voodis magama jääma, nii et ma võtsin ta sülle ja kustutasin. Siis proovisin voodisse tagasi panna, ärkas ülesse. Võtsin uuesti sülle, kustutasin, tulin panin ta diivanile rahulikult. Ta magas mingi kokku, mingi 10 minutit. 10 minutit magas, mis on nagu nice, mida on nagu selgelt liiga vähe. Ma arvasin, et esimene uni on mingi tund aega. Ja see jällegi näitab seda, et lihtsalt mitte mingit rütmi meil paigas ei ole. Iga päev on täiesti erinev. Mõni päev on uned aga väga hästi, mõni päev on väga pekkis. Ma just toitsin teda ja mu see rind siis, millest ma ei toitnud, mul ei olnud seda patja seal õigesti ees, nii et ma olen täiesti läbi vettinud ja ma pean minema pessu. Nii et ma võtan lihtsalt Marta tooliga kaasa sinna. Kui ei taha magada, siis ei taha. Kas sina ei soovi magada? Pullvärk on see, et ma hakkasin just praegu kodukalt nagu maha võtma neid eeltellimuse tooteid, et need ei saaks rohkem tellida. No ma ei arva, et keegi nagu tellib praegu. Ja siis ma vaatan, et tund aega tagasi on üks tuttav tellinud niimoodi, et küünla ja küpsise komboga nagu mul ei
ole rohkem küpsiseid. Nii et ma pean täna neid juurde tegema, tuleb välja, aga pole hullu. Teeme siis juurde. Marta on lambist üliväsinud. Nagu keegi keelanud sul magada, Marta? Keegi keelanud sul magada enne? Jah, mina pean pesus käima ja siis appikene. Pean pakisildid ära tegema ja panema pakid teele. Üks YouTube'i kommenteerija võitis ka siin ühe vanema blogi all, nii et ma panen tema pakki ka teele. Piparkoogi küünla siis võitis. Seega ja nii, siin on 4 pakki ja Miku mingi tööpakk ka, mis ma pean teele panema 2 Omnivasse, või tähendab 3 asja, siis tuleb Omnivasse, 2 DPD-sse, nii et ma pean minema Selverisse ja teise Selverisse, sest et ühe Selveri juures ei ole mõlemaid automaatte. Igal juhul siuke jõuluvana kott tuleb kaasa. Ma pean käbe käima pesus, Marta on megaväsinud ja ruttu peame siit majast välja saama. Nii, viime asjad alla valmis. Ja paneme Martale sooja kotiga vankrisse. See on siin eilsest veel vihmakilega. Ma arvan, et täna on Ma arvan, et tal on vastu vaja. Ma ütlen ausalt, see kodust välja saamine on nagu nii hull hustle, et lihtsalt ma mängisin juba mõttega, et ma ei lähegi välja, aga ei, ma lähen, ma panen pakid teele, ma ostan küpsisematerjali ja saan värsket õhku natuke. Esmalt paneme Martale selle soojakoti siia ära. Soojakott on valmis, lähme toome Martaga. Loomulikult mässur on ka vaja vahetada enne, kui pikema unele lähme, nii et mässur, outfiti vahetus ja siis ausalt saad tudjule. Kodanik pani normaalse pommi, nii et peseme ta puhtaks, mässuri jalga, uus outfit ja siis me saame õue minna, appikene. No nii, sõbrakesed, we made it. Saimegi välja tuldud. Üks kodanik seal mõtleb, et võiks vist tudjud või natukene paar tunnikest ja mina lähen panen teele ja olen, nagu arvata võisite, üleni higine jälle. Kuigi tulin just pesust. Ja just praegult loen, et mu pakk, mis pidi jõudma Jaamamõis Selverisse, suunati Edeni pakiautomaati, sest et Jaamamõis Omniva on täis. Ja ma lähen sinna 3 pakki hetkel viima. Tahaks pisara panna praegu. Aga mõtleme siis midagi välja. Lähme proovime siis Maxima Omnivat. Mega hea, saime siia Omnivasse pandud, Maxima omasse. Nüüd mul on veel 2 pakki, DPD omad. Lähme jalutame, viime need ka ära, siis käime poes, Kemossis. Peame ostma neid makadaamiapähkleid ja siis lähme koju tagasi. Ja tundub, et Marta vist nüüd ei magama, ta vahepeal täiega vingus, aga vist õnnestus magama jääda. Sellise vihmase ilmaga on täiega tüütu see, et kui lumi oli maas, oli libe, siis puistati seda killustikku, on ju, neid väikseid kive. Aga nüüd, kui ei ole lund, siis need kivid on kõik saapaste sees niimoodi soki ja selle saapa vahel hästi minna. Pakid on teel, ostsin endale vett Neptunast ja nüüd Kemossi. No nii, saak on käes. Esimest korda nägin siin järjekorda ka. Ja kui te küsite, miks need küpsisid nii palju maksavad, siis vaadaks seda pähklite hinda. Ma olen kodus tagasi, Martakene magab juba tund aega ja ma tegin jälle neid Big Maci takosid lõunaks. Ja ma ikkagi ei lähe magama, sest imps tuleb külla ja ma pean niikuinii uuesti voodipesud panema pessu, sest nagu ma rääkisin, siis kemsu oksendas sinna, nii et peab sellega tegelema. Tegelikult oksendas veel vahepeal ühte kohta nagu mingi mööda seina lihtsalt voolas seda alla, nii et ma koristin selle ära. Ja ühesõnaga küsin Emsi käest, Ems on õnneks loomarst, nii et ma küsin, mida me tegema peame. Aga kemsu ise nagu ei ole kuidagi loid või midagi sellist, et ta on nagu hästi rõõmus, juukseb ringi, mängib, hullab, et see on väga hea märk. Marta magas 2 tundi ja 15 minutit ja siis ma äratasin ta ülesse, sest et muidu ta magab praegult liiga palju ja siis tal tuleb veel üks näpp, nii et siis ta magab nagu päeval liiga palju tunde, ehk siis ta ei taha väga öösel magada. Ja ma siin vaatan, mul Ems käis just külas ja nii armas. Ta tõi Martale mänguasja, tegelikult see on kaarte mänguasi. Aga selles mõttes see O-pool on nagu põhimõtteliselt samasugune, et erilist vahet ei ole, nagu struktuur ja kõik on sama. Väga nunnu igal juhul. Mina tellisin siin vahepeal asju, et siin on Marta kingitus papale, ehk siis meil loosipakid ja Marta sai papa, nii et Marta kingib papale ke-meened.ee, leidsin siukse ägeda lehe, kristlikud ägedad meened on seal, igal juhul siukse pastaka, see tuli siis tellimusega kaasa, väga armas. Siis ma tellisin
sellise märkmiku, sest et papa on meil vanakooli mees ja talle meeldib kirjutada. Ja siis meenutamaks meie Alaska reisi tellisin sellise lõikelaua. See, kes linnukesi toidab, kannab hoolt ka minu eest. See oli meil põhiline toidulaul Alaskal ja ma ütlen teile ausalt, mul viskas lõpuks kopa väga ette juba, aga sellest on juba üle aasta ja möödas, nii et ma võiks juba seda uuesti laulda ja alati siis Pets võttis selle viisjupi üles, nii et selline väike meenutus siis talle Marta poolt, väike kingitus ja ma kirjutangi siin praegu kaarti ka, siuke kaartika tuli ka kaasa, nii et siis kirjutan talle väikest kirjakest Marta poolt. Ja, ops, keerasid sellili, väga tubli oled. Näita, kuidas sa sellili pöörad. Marta hakkas lambist tolmuivejad kartma. Mitte kunagi pole kartnud ja nüüd hakkas täiega nutma. Kuidas keerad selja peale? Oi, kas haigutus tuli? Tubli tüdruk oled! Oi, kui tubli! Tugev tüdruk! No nii, Marta, kitarr on sul selge. Meie klahvi ka. Maestro! Ilus! Klaverimuusika. Nii ilus, Marta! Saad jalgadega äkki mängida? Lasanja on ahjus ja kohe tulevad külalised ja panin uue jõuluse laudlina ka, nii et siin on salat ja vesi ja nõud ja ka mandliküünal põleb. Näesnaga mõnus. Meil käisid külalised ära ja Griffin tõi lõpuks oma peidukast välja, ehk siis Tiiman ei olnud. Ta on ülihäbelik, kui keegi külla tuleb. Nii et me sõime, jutustasime, ehk siis Matu ja Marten käisid külas. Marten on siis Miku endine klassivend ja Matu on tema poeg ja meil oli väga vahva koos. Ja Marta väga kaifis, et oli üks pisiki inimene ka kambas. Et ta vaatab, mis Griffu teeb seal teises toas. Oli nii tibu või? Meeldis sulle vaadata, mis Matu tegi? Joo. Vot ja Marta sõi siin vahepeal püreed, äkki uuna ja ananassiga ja jõi vett. Ja nüüd ma vahetan tal riided ära, panen tuduka, chillime veel veits ja siis kuskil jah, 9 paiku umbes panen ta tuttu. Haigutasid? Kas sa haigutasid? Martal hakkavad nagu heledad juuksed tulema nende tumedate asemel nüüd. Joh, vahepeal oli nagu täitsa tume. Ahah. No nii, kodanik, kell saab 9. Paneme tuduka selga, sööme ja lähme magama. On ju nii? Sa oled nii nunnu. Kell saab kohe 12 ja kõik peale minu magavad siin majas või noh, korteris. Marta oli täna nagu väga huvitav õhtul. Tegelikult jäi mul rinna otsas kella 9:30 umbes magama. Ja siis Miku tõstis ta voodisse, aga ta hakkas täiega nagu nutma ja niimoodi hästi viril oli. Ja siis me taidlesime temaga reaalselt nagu kuni kella 11-ni ja ma lõpuks kussutasin teda niimoodi magama, et ta jäi magama alles nagu veerand 12 ehk siis 23:15. Nii et ma ei tea, mis tal oli, aga lõpuks ta magab ja ma lähen käin kiirelt pesus ära ja siis lähen ka magama. Tere hommikust! Ma tulin just pesust ja mul siin pesumasin huugab, sest pesemata pesusid on nii palju. Ma teen endale kiiret süüa, setin valmis ja siis lähme Martaga füsiosse. Marta ärkas täna kell 5, siis sõi ja magas 8-ni, nii et väga tubli tüdruk. Füsios käidud.
Marta seal taga jutustab. Ja me jõudsime nagu nii napilt. Ma ellasin siia ka, et me hilineme paar minutit, aga õnneks me jõudsime täpselt. Ja Marta oli terve füsio lihtsalt nii tubli, nagu ta kordagi ei vingunud, ta kordagi ei oksendanud, mis on nagu täiesti maailma ime. Eelmine kord oli samamoodi, eelmine kord oli nagu esimest korda, kus ta üldse ei oksendanud ja seekord ka tuli ainult nagu ila, nii et ma olen väga uhke. Sest et meil nagu iga päev tuleb nii palju okset, et see võimlemistund, kus nagu ei ole üldse okset, on täielik saavutus meie jaoks. Vot, aga kell on saanud 10.30 ja mina lähen nüüd, meie lähme koju, ma pakin ühe tellimuse ära, siis tuleks järgi sellele ja siis Marta tegelikult peaks nüüd tuttu minema, vähemalt mingi pool tundi ikka magama ja mina saan koristada, sest eile jäi täielik läbu sinna kööki ja mulle ei meeldi ärgata mustas elamises. Igal juhul meil läks väga kiirustamiseks sinna füsio juurde minnes. Jõudsimegi täpselt 9.45, aga kuna ma olin jähmi täis, siis ma unustasin telefoni autosse, nii et ma ei saanud ühtegi klippi teha. Aga Marta oli tõesti väga tubli ja talle täiega meeldib nagu vaadata teisi beebisid ja seal oli veel nagu 2 beebit peale Marta. Ja ta naeratas neile ja siis ta sai ühe lapsega nagu ühte harjutust tehes, nagu roomamisharjutust tehes käest kinni võtta. See oli nii nunnu, nagu talle täiega meeldib suhelda ja otsib sükest kontakti ja sellist nii nunnu. Vot, aga me tulime koju ära ja ta ei maganud veel autos, ta oli süke nagu rahutu natuke ja siis ma mõtlesin tavai, et ma panen ta vankrisse, tein kindad talle ja jalutasin mingi, ma ei tea, 7 minutit ja nüüd ta magab juba mingi 20 minutit ja ma arvan, et esimene uni võikski süke tunnike olla ja teine uni siis 2 tundi ja ma arvan, et pärast ujumist tegelikult tahab ka natukene magada, et täna on kolmapäev, täna lähevad siis Mikuga Aurasse ujuma ja mina kuulan praegult ühte väga head podcasti osa, ma panen selle screeni siia ja seal ka kinnitati, et talvel on nagu ülihea see päevavalgus, naturaalne päevavalgus ja et päevauned nagu õues teha on mega hea vankris, nii et ma võtsin kohe sellest kinni, ma olin mingi tavai, nii et teeme siis täna need päevauned õuestal. Martsu on toolis, ma vaatan Kaisa vlogmassi ja panin küpsise piima juba valmis ja teen taas väljad soojaks. Ma tegin eile nagu ühte väiksemasse vormi ka, et me saaks täna ka süüa. Ehk siis sellisesse väiksesse vormi. Nüüd söön siin ülesse, panen hapukoort juurde ja salatit. Salat on siis selline ja head isu mulle. Ja emme kohe võtab su. Mis pidin näitama, kuidas Grifu magab. Nagu palun, mis asi see on? Aga ma panin see kõik valmis, et me hakkame nüüd Martaga siin natukene võimlema. Selle mati muideks ma tellisin Saksa Amazonist ja selle mänguasja ka, kuigi pärast vaatasin, et see on alates 1,5 aastast mõeldud. Aga need pallikesed on minu õe lasteajast ja võib-olla tema sai ka need kellegi käest juba. Sina näed viewfinderist iseennast või? Külle vaata, kas lükkad ümber? No? Oi jah. Suur okse. Tuleme padja ka peale ikka. Ai, kui mõnus. Nii. Kas teeme lendamist? Whoopsti! 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 Visio ütles ka, et me peame tegema temaga neid roomamisharjutusi. Nagu suunama niimoodi, et tal läheks see üks käsi ette ja teine käsi ette on ja siis jalaga samamoodi, et nagu jalg niimoodi ops ja ops ja ops ja ops. Siis sa hakkad õppima roomamist. Jätkuvalt see roheline närimismänguasi. See on mingi Not Dough bränd, kui keegi tahab samasugust. Palju on? See on tal üks lemmikuid. Ja lihtsalt väike side note, et ma olen mega tänulik, et meil oli võimalus üldse füsiosse saatekirja saada ja ma täiega tänan teid, kes te ütlesite, et ma peangi pushima, et ma, nagu te mäletate siis, kui ta oli mingi 2 kuun äkki, siis ma ütlesin nagu perearstile mingi, et jaa, et nagu too jääb tuulud nagu 1 poole või 3 kuune midagi sellist, ma ei tea, palju me nüüd käinud oleme, päris pikalt. Aga siis nagu perearst veel ei näinud vajadust, aga siis kui järgmine kord läksime, siis ta oli mingi okei tõesti, et ta nagu kaldub kuidagist 1 poole. Ja me saime saatekirja siis Medicumi, meie füsioterapeut on perekonna nimega Matlep ja ma olen lihtsalt nii rahul, nagu
ma arvan, et tegelikult ükskõik kelle ma oleks sealt saanud. Ma olen näinud, kuidas seal teised ka nagu võimlevad beebidega ja nad lihtsalt nagu suhtlevad nii hästi, nad on nagu nii hoolivad, nad kuidagi oskavad sinuga on ju suhelda, sinu kui nagu lapsevanemaga, et ma tunnen ennast nagu nii hoituna seal ja ma olen nii tänulik, et me oleme saanud käia ujumistrennides, mis nagu kinnitas meile veelgi, et Marta täiega fännab ujumist ja sellepärast me üritame ka iga nädal käia, sest Medicumi on nagu väga raske aegu saada, et näitab nagu vabu aegu märtsis alles, aga peabki põhimõtteliselt iga päev nagu silma peal hoidma, et õnneks meil seda saatekirja pikendati ja sellest ma olen ka nagu tohutult tänulik, et seda saatekirja pikendama siis otsustab nagu füsioterapeut. Et see on nagu nii palju abiks olnud, sest ma elu sees ei teaks nagu, mis harjutusi temaga teha või mida rohkem arendama peaks või mida nagu esile tooma, et lihtsalt see nagu füsioterapeut on olnud nii suureks abiks. Ja ma näen, kuidas Marta on nagu täiega kiiresti hakanud arenema, nii et kui keegi ka mõtleb, et huvitav, kas peaks nagu või et kas oleks võimalik minna, siis alati küsige perearstilt nagu saatekirja, kui te näete, et tegelikult on vaja, et ausalt nagu parim otsus ja kindlalt minge Medicumi, nagu lihtsalt suurepärane keskkond, inimesed, nagu kõik see areng on lihtsalt nii silmaga märgatav, et jah, lihtsalt tahtsin jagada, et ma olen nagu mega tänulik, et meil on siuke võimalus Eesti riigis, et sa saad reast saatekirjaga minna ja see ei maksa sinu jaoks nagu mitte midagi selles mõttes. Ilmselgelt me maksame ju nagu maksumaksjana ikkagi makse, et selliseid teenuseid üldse saaks nii-öelda tasuta pakkuda, aga lihtsalt nagu see kättesaadavus on nii hea, mida ei saa öelda kahjuks nagu vaimse tervise kohta, aga see selleks on täiesti omaette ooper, aga tõesti füsioteraapia on lihtsalt olnud nagu 10/10. Also eelsed külalised tõid lihtsalt nii ilusa jõuluse kimbu Kardestist ja ma lihtsalt kogu aeg imetlen seda. Ja siin on mu närbunud roosid kõrval. Aga tõesti, ma armastan lilli üliväga. Ma unustasin jälle kaamera koju, sest et Marta oli nii väsinud juba, pidime ruttu välja tulema ja jalutama. Aga ta on juba maganud 10 minutit ja ei suht kiiresti. Nii et see õuetudu on ikka päris hea või nagu võrreldes sellega, mis me seal toas on. Et ma lihtsalt nagu taidlen temaga ülipikalt ja lõpuks ta ei jäägi magama. Ja siis tema on närvis, mina on närvis. Ja niimoodi me siin rullume. Martake magab oma magusad tunde. Mina saan värsket õhku. Marta mõnusasti magab oma vankris ja mina tulin üles, sirgendasin juuksed ära, sest et niimoodi ma tunnen ennast nagu palju enesekindlamalt. Ja nüüd ma hakkan pesu voltima. Siin on siuke korralik hunnik ja üks samasugune hunnik on veel kuivatis. Ja siis ma ei teagi, kell on praegult 3 midagi ja õhtul ma lähen Liisa poole, kui Miku ja Marta lähevad Aurasse. Lihtsalt Liisale ja väiksele Joalile külla ja lihtsalt jutustame ja chillame. Merka vist tuleb ka, mis on väga mõnna. Nii et jah, selline väga chill kolmapäeva õhtu, kuigi mul on vaja tuua mingi 5 pakki ära. Need on lihtsalt kogunenud nagu igale poole pakiautomaatidesse, venipakk ja Omniva ja ühesõnaga ma olen siin viimasel ajal palju asju tellinud, aga näiteks Marta sinna beebiraamatusse viimase 2 kuu pildid ja kalendrid kingitusteks ja sellised asjad, natukene veel nipet-näpet midagi. Nii et kui Miku jõuab, siis ma käin äkki autoga pakitiirudel ära, siis nad saavad ujuma minna ja ma saan Marta ära toita ja siis ma läheks ise Boltiga, ma arvan, Liisa juurde, sest auto jääb Mikule. Marta ja Miku läksid Aurasse ujuma ja mina lähen Liisa poole ja ma mõtlesin alguses võtta Bolti, aga siis ma mõtlesin, et ma ei ole nii ammu bussiga sõitnud, et lihtsalt nagu fun'i pärast lihtsalt tuletada meelde vanu aegu, siis lähen hoopiski bussiga. Ja sain ka tellimuse pakitud, üks väike nõudlik kass on siin. Joo! Ja mina hakkan minema bussile. Tulin ühe bussiga Atlantise juurde ja siis tulin siia Circlesse. Mul oli lambist mingi tasuta jook 5 külastuse kohta ja võtsin lihapirukaid ka. Ja nüüd lähen järgmise bussi peale. Okei, mega naljakas. Ma olin bussis nagu lihtsalt mingi scrollisin, vaatasin telos ringi ja siis me olime seal üleval vahipeatuses on ju. Ja siis bussijuht nagu tuleb kabiinist välja, vaatab mind, täiega ehmatab nagu mingi, oi! Vabandust, et ma arvasin, ma olen üksinda bussis. Ma mingi, okei, et ma sõidaks sinna alla välja, ja siis ta mingi, me tavaliselt teeme siin nagu väikse pausi, et kui kedagi bussis ei ole. Nii et ma rikkusin bussijuhi pausikese ära. Ma loodan, ta saab siin nüüd pahata. 3 šokolaadi, et siis nagu põhi ja nagu brownie ja muus ja ka näeb.
nagu te aru saate, siis mul on täitsa vaba õhtu praegu. Nii hea oli lihtsalt Merru ja Liisaga mampside teemadel, emsinduse teemadel, beebide teemadel lihtsalt jäppida. Olin väga igatsenud seda. Panen uuesti tuleb olema siit. Nüüd ma lähen viin tellimuse ära. Enda Ebo tellimuse maasika ja barbari küünal telliti. Siis ma võtan 4 või 5 pakki. Ja kodus saate hauliga. Pange vaim valmis. Käisin ikkagi Selveris ka, võtsin pasteiti ja vorsti ja juustu ja merevaiku, ehk siis sellist veikumaterjali ja mune. Väga tore, et siin oli vabalt peetavate kanade mune, sest muidu ma ei oleks saanud mune. Väga tihti siin ei ole ja mulle lihtsalt meeldib, kuidas nagu pakendi peal on kirjas mingi kodumaised munad, vaata rõõmsate kanade munad ja siis nagu märgis on 3. See selleks igal juhul. Head ma vaatasin, mul ikkagi oli Jaamamõisa Selveris Omnivas ka 2 pakki, Venipakis 1 pakk ja siis 1 pakk suunati Jaamamõisast Edenisse. Nii, siin on õnneks TPD ka, või no siin on kõik reas need automaadid. Nii et ma saan kliendi pakki teele panna. Ja nüüd võtame pakki, ma arvan, et see on see sojavaha pakk, nii et see on päris raske. Okei, seda ma ühe käega ei saa, nii et panen ploogi kinni praegu. Kogu see mant nüüd siit on vaja viia tuppa. See läheb annetusena sõsesse, see kiik seal. See meil Martaga vahepeal päris suureks abiks, aga nüüd me enam ei kasuta seda, see saab ees, nii et viime selle poodi annetusena. Kõik see mant on vaja tuppa tassida. Vaesemehe statiiv, kohvimasin ja majapidamispaber. See on Miku elueliksiir. Coca-Cola Zero. Ma lubasin teile hauli ja mina ei jää võlgu. Esiteks, Notino. Ma olen puituma. Miku läheb puituma, meil on kõik balansis. Mina tellin ja Miku teeb seda, mis päriselt vaja teha on. Notino pakk. Mul oli tegelikult vaja ainult ühte asja. Teana kingivahetuse videoks. Tellisin sealt Teanale ühe ägeda asja. Aga mul on siuke kiiks, et ma tavaliselt kunagi ei telli nagu ainult ühte asja. Et kui ma juba midagi tellin, siis ma pean alati nagu vähemalt 2 asja tellima sealt ühest kohast. Seega tegelikult siin on isegi 2 asja, mis ma tellisin kingivahetusvideo jaoks ja 2 asja tellisin endale. Esiteks lumene Lip Glow Oil Balm. Selline, tundub väga mõnus. Proovime kohe peale ka. Sellise aplikaatoriga siis, väga ilusa sädelusega. Selline mõnus kerge toode. Ja siis üks toode, mida ma olen nüüd mitu korda järjest ostnud ja selleks on kehaspray. See 59 J Rosa või kuidas iganes seda hääldatakse. See on nii hea ja Notinos oli väga hea hinnaga ka. Nii et neid 2 asja ma teil praegu ei näita, aga see on siis Notino hauliga kõik. Järgmiseks minu ettevõtte haul, ehk siis ma tellisin 10 kilo sojavaha ja see on nurgast katki. Ehk siis niimoodi siit nurgast täitsa sodi. Midagi selle kilepakendiga juhtus, aga okei, igal juhul 10 kilo siis C3 sojavaha. Siis ma tellisin Martale sinna beebiraamatusse 4. ja 5. kuu pildid ära. See on siuke huvitav süsteem, et sa saad neid pildiribasid tellida ainult siis, kui sul on nagu miinimum 5 riba. Ja tavaliselt 1 kuu kohta mul tuleb ainult 2 riba. Igal juhul siin on siis 4. ja 5. kuu Marta pildikesed ja arengu etappidest ka. See oli siis kõik, ma panen siia, kust ma tellisin need pildid ka, sest ma saan iga kord mingi 70 küsimust, et kus sa tellisid. Nad sponsorid aga minti.ee ja siis ma käisin Selveris, väga põnev. Seenerüst võiku jaoks, siis muidugi seal iseteenuskassade juures oli soodusega sellist jooki, ma olen seda juba proovinud ka, väga maitseb või noh, millest limonaadid mulle ei maitseks on ju. Siis Martale mingeid uusi püreesid, köögiviljapüree sea sisefileega, muidugi juustu, alati kulub ära ja ma võtan lihtsalt seda, mis on soodusega nagu enamasti. Minu käest juust maitseb kõik suht samamoodi. Siis selgus oli nagu ülihea hinnaga mingi alla 10 euri, sellised piipsi need lutid. Ja kuna me ikkagi kasutame neid igapäevaselt, siis 6+ kuud, ehk siis teine suurus ja anatoomilise kujuga on siis Martal need lutid. Kuigi tegelikult ma oleks tahtnud öölutte, sest et meil on praegult nagu eelmine suurus, aga see lihtsalt nagu nii suureks läinud see luti enda osa, et noh, nad lähevadki. Aga mina panin seda tähele, et kui ma kuumutasin need läbi, ehk siis steriliseerisin läbi, siis nad nagu paisusid. Need lõpuks olid sama suured kui praegult see teine suurus.
ja ühesõnaga vist erilist vahet ei ole, et me kasutame nagu esimese suuruse öölutti praegult, sest ma ei ole viitsinud Babyloo vist veel tellida. Siis destilleeritud vesi triiklaua jaoks, sest ma ikkagi nagu suht iganädalaselt triigin pesusid ja me paneme ainult destilleeritud vett, sest et meil on kodus nii katlakivine vesi. Siis muidugi merevaik oli üllatavalt soodusega praegu Selveris. Selveri pasteet, mille pärast ma üldse läksin. Ja siis selline puder Martale ka. Nii et saame järjest testima hakata. Meil täna sõbrannadega tekkis küsimus või nagu arutelu, et mis hetkest laps läheb nagu täiesti päris toidul üle. Et praegult on nagu full on mul rinnapiimal ja saab siis lisa püreede näol nagu pool pakki päevas nagu ühe korrana. Et mis hetkest ta läheb nagu täiesti tavatoidul üle või kui ma tahaks mingi hetk nagu võõrutada, kui ma tahan, ma ei tea, et siis nagu mis hetkel seda teha. Ühesõnaga väga segane maailm praegu minu jaoks. Siis mis ma veel ostsin? Mune salamit. Ja last but not least uus soojakott. Ja kas tellisin. Mis värk sellega on, et inimesed nagu kardavad pesta neid soojakotte. Ma iga kuulutusel loen mingi et mina ei pesnud, et mina ei julge, et see pesu jääb uuele omanikule, aga nagu mis seal nii keerulist on või ühes on küsisin ChatGPT käest ka, et kuidas neid pesta, sest et Marta see Move soojakott, sinna ta on ikkagi nagu natuke oksendanud ka. Et kui ma tahaks selle mingit edasi müüa, siis kuidas ma seda pesen on ju, aga seal oligi, et sa pead nagu mingi kindlal temperatuuril ja mis pesuvahendiga te olete pesnud, kui olete pesnud ja miks te kardate seda pesta, sest see tundub nüüd minu jaoks ka nii hirmus. Igal juhul ma ostsin ka kuivatisse need mingid tennisepallid Jyskist, ongi nagu kuivatipallid täitsa, et need siis peksavad nagu seda soojakotti niimoodi, et ta läheksid need suled uuesti kohe vile. Ühesõnaga tundub väga põnev, aga seda soojakotti oli isegi pestud ja see on siis Voxi Explorer, ehk siis see on nüüd suurem kui see Move. Tema vist viis keemilisse. Ma juba näen, et see tuleb loomadega perest. Väga armsasti on need loomakarvad siin küljes, aga selles mõttes minul ei ole sellest mitte vähimatki. Selline suur soojakott siis. Väga nunnu. Ühesõnaga üldmulje on väga hea, nii et ma juba ootan, et seda saaks midagi kasutama hakata. Ta nüüd ei ole nii soe kui see Move otseselt. Abi on teel, abi on teel. No, kas joome? Oi, kas sul on veits püreed tulnud üles või? Asjo. See Stitchiga toidukombe on Lapimaalt. Emme. No, õepere käis. No, ära endale kaela kalle, palun kallis. Kas maitseb? Keetsin läbi, nii et natuke soe on see veel. Rahulikult joome. Ja. No. Tubli tüdruk oled. See sõõrim on ikka pahandus. Ma ei tea, mis siin juhtus. Ma tõesti ei tea. Aga noh. Joo rahulikult. Emme ja. Noh. Tubli oled. Joome vett. Joome vett. Queen of YouTube. Mitte keegi ei tohi teda häirida. Et ütkem su. Nii, ma olen väga uhke endale. Ma sain raamatu valmis. Nüüd on vaja 6. kuu see tekstiosa veel kirjutada. Siis ma pumpasin vahepeal. Ja nüüd ma lähen magama. Ma ei ole tegelikult päris ammu pumpanud. Tallinnas vahepeal nüüd pumpasin, kui Marta oli mu õe juures öösel, aga muidu olen väga harva pumpanud. Pole nagu vaja olnud üldse, aga nüüd hakkab külmik juba tühjenema nendest piimadest, nii et peab vahepeal ikka pumpama juurde ka. Tere hommikust! Kui ma ütlen teile, et ma tunnen ennast nagu rongi alla jäänud, siis ma olen veel väga leebe oma sõnadega. Tänane öö oli lihtsalt kohutav, nagu igas mõttes. Ma ei jäänud üldse magama, ilmselt sellepärast, et ma jõin kohvi Liisa pool, võib-olla poleks pidanud. Ja siis lõpuks, kui ma suutsin uinuda, no esiteks mul on see nohu jälle tagasi tulnud, mis nüüd vältab siis umbes 3. nädalat ja ma nuuskasin nagu tund aega järjest põhimõtteliselt. Ja, et kui see pikale lähed, siis see köha ja nohu täiega nagu intensiivistub, nii et ma kella 1:30 olin üleval. Ma tulin diivanile, et ma Mikut ei häiriks. Ja kui ma lõpuks magama jäin, siis Marta ärkas 1:57 ehk siis 27 minutit pärast seda, kui ma olin suutnud magama jääda.
Ma võtsin Marta enda kõrvale diivanile, toitsin ta ära, ta õnneks jäi uuesti ilusti magama. Ta uinus eile õhtul muidu kell 10, nii et ta magas 3 tundi oma esimest otsa või 4. Nii et ma toitsin ta ära, ta jäi uuesti magama, siis ta ärkas kell 7 ja ma olin nii sodi, ma ütlesin Mikule lihtsalt võtta Marta nagu ja tegele temaga, sest ma ei suuda, nagu ma lihtsalt ei suuda, ma olen nii läbi ja nagu, no isegi kui Marta minu kõrval magama ja siis ma ikka täiega vähkresin ja otsisin mingit õiget asendit. Ma panin nagu hästi kõrged padjad peale, et see nohu kuidagi taanduks, aga lihtsalt õudne öö. Ja nüüd on kell saamas 9 ja kuna Marta ärkas nii vara, siis tal tuleb esimene uni kohe, täiesti lappes päev. Aga it is what it is. Ja vaatasin aknast välja, võtsin kardina eest ära, nagu tirisin seda lood üles ja täpselt sama valgeks jäi tuba. Ühesõnaga, another day, another Mordor, ei mingit valget talve meile või valgeid jõule, nii et fun. Teeme siis jällegi igast päevast, võime välja oma maagia. Ja võt, aga ma söön kiirelt võikud ära, mis Miku mulle tegi ja joon kohvi, sest et ja girl väga vajab ühte kohvi, siis ma söön muidugi ühte oma lemmikuhukest. No praegult tegelikult lemmikud on muidugi need piparkoogikohukesed, aga mango on ka väga hea. Siis võtame meie vitamiinid ära ja siis paneme Martsu tuttu ja võib-olla me lähme juba jalutama, ma ei teagi. Martsu ise muidu toimetab seal mati peal praegu. Kas sa unustad ära vahepeal, et sa oskad sellile ka peerata või? Aigutus. Mämme. Siis kui kiirelt enda riidesse panna, siis annab mingi sokid lihtsalt mängimiseks, vaata, ruttu. Ühesõnaga kindad siin, lott siin, klapid, telo ja veepudel. And we're good to go. Emma paneb sokid ka jalga ja siis lähmegi. Mõne tunni pärast tulen siia tagasi hambaarstile, aga praegu proovime Marta tuttu saada. Jõudsime välja, Marta ikka veel ei maga, aga ma arvan, et varsti ta murdub, sest ta on olnud üleval alates kella 7 ja kell saab kohe 9:40. Ja ma panin üle pika ja endale Apple Watchi, ma olen nagu väga harva nüüd viitsin seda endale panna. Also, kas kellelgi on kogemust, et tal on nagu pikalt Apple Watch kasutuses ja siis on läinud mingi teise peale üle, sest et see aku on lihtsalt kohutav. Ma võtan ta hommikul laadimast ja õhtu kella 8 ta on täiesti nagu, aku on täiesti läbi omadega. Et kas te oskate midagi soovitada või ma peaks äkki mingi uuem mudeli Apple Watchi võtma ligi. Also side note, nagu mis siin toimub. Nagu väga kole. Väga kole. Aga ma jalutan Martaga Maximasse. Seal peaks olema Biscoffi küpsiseid ja seda kreemi. Ma nägin ühte retsepti, jällegi panen ekraanile. Selle järgi teeks homseks äkki Martale selle poole aasta koogi. Biscoffi kreemi ja küpsistega. Yummy! Me jõuame kohe poodi ja Marta ikka veel ei maga. Nii et siis saab Maximas olla ärkvel. Hämmastav, kuidas tal lihtsalt ei ole und nagu. Ei olnud seal Maximas Biscoffi haisu ka mitte. Ei küpsiseid, ei määret, mitte midagi. Nii et tore, et tulime. Me ei ostnud mitte midagi. Ja Marta oli terve ja ärkvel. Võtsin tal kindad käest ära ja soojakotti eest lahti ja vaatas ringi ja nii, et ei ole ka unest haisu raasugi. Siin lepsin niimoodi. Ja ma ei tea siis, lähme koju tagasi. Lõpuks ometi magab. Ja meie tulime. Või noh, mina tulin siis hobuseid vaatama. Läksid nunnukad. Aga jah, Marta lõpuks murdus. Lõpuks ometi. Ja nüüd saab sellega ette tõmmata, kui ta ärkvel on, siis ta ei luba. Ja ma olen jätkuvalt oma nende kummikutega nii rahul. Linda Maepoest. Ja mis on kõige parem, et siia ei lähe need lollid kivid sisse. Sest et tal on nii kitsas see ava. Aga tõesti väga mugav ja väga ilusad on. Ma lähen ikkagist Jaamamaise Selverist läbi. Mul jõudis Apollo pakk. Tellisin väga põnevaid raamatuid. Can't wait, et lugeda. Marta on nüüd umbes pool tundi maganud. Mul on monitor siin samas ja ma näen teda siit aknast ka. Ma usun, et ta magab mingi tunnikese, sest ta oli 3 tundi praegu järjest üleval. Aga ma avan teiega oma Apollo paki ja näitan, mis raamatuid ma tellisin. Esiteks hästi toimiv abielu 7 põhimõtet. John Gottman on selle autor ja ta on üldse väga häid raamatuid kirjutanud, nii et ma tahakski hakata tema nendest raamatutest pihta ja seda tõesti väga kiidetakse. Meie enda pastor väga soovitab seda. Nii et loeme läbi. Siis, kuna näkitoode oli soodukaga ja ma tegelikult eelmine kord Apollos käies mingi nädal tagasi ostsin sealt ka šampooni ja balsami ja see sandalwood mulle hullult meeldib. Nii et selle
Balsami ma ostsin sealt, tükk balsami, mulle meeldib hull trenni neid kaasa võtta. Mega hea. Siuke nagu meestelõhn. Hästi mõnus tummine. Siis ma ostsin veel ühe raamatu. Seda soovitas minu sõbranna Liisa, kellel on 2-aastane laps. Kuidas luua lapsega usaldusväärne ja tugev suhe. Ja selle autor on Tanel Jeppinen. Nii et siin on siis nagu selline sisukord, kui kedagi huvitab. Erinevas vanuses, kuidas siis nagu lapsega seda tugevat sidet saavutada. Ja siis viimasena ma tellisin Nututa uni. Kas te soovite, et teie laps magaks paremini ning te ei pea õigeks lasta lapsele magama nutta? Autori enda 4 last on alati maganud öö läbi, nii et mul on väga kõrged ootused see raamatule. Magama nutta ma Martat nagu otseselt vist pole lasknud, või nagu ta ei ole jäänud niimoodi, aga need paar päeva, mis ma proovisin seda unekooli teha, siis nuttu oli küll palju, nii et tahaks seda Nututa und siis Martale ka. Siin on siis 10 sammust koosnev programm, mille abil saate seada endale realistlikud eesmärgid, analüüsida, hinnata ja parandada oma lapse unerežiimi, valida endale sobiva erinevate unelahenduste seast, väga põnev, ja luua pisaravaba unekava, mis teeb paremaks nii teie kui ka lapse une. Nii et väga elevil juba, et seda lugeda. Tegelikult neid kõiki, nii et täna lähme varem voodisse ja loeme raamatut. Ja ma vist alustan sellest Nututa unest. Igal juhul väga tore, et need jõudsid, ma olen väga rahul. Kahjuks need kalendrid, mille saatmise eest ma maksin pea 8 euri kulleriga, siis oleks pidanud tulema juba teisipäeval, aga täna on neljapäev ja need pole siiani, nii et ma loodan, need tulevad ka, sest need on jõulukingid ja meil on esmaspäeval Miku perega jõulud juba. Loodame, et jõuavad veel. Nii, Marta jäi mammaga ehk Miku emmega ja mina lähen hambarsti juurde. 34 euri vaesem, aga mul on siin nüüd plomm jälle, mis vahepeal siis nii-öelda ära kulus ja ära tuli, kui ma hambaid kokku surusin liiga tugevasti. Ma tunnen ennast jälle iseendana, sest et lihtsalt paratamatult see ülemine plomm kulub ära, kui need alumised lähevad siia vastu. Ja ma olen omal ajal lollisti mingid niite asju selle hambaga katki teinud, nii et sõbrad, ärge tehke seda, ei soovita. Üks kiisu siin, teine kiisu siin. Tere, mussirull. Kemsu on vist seda kuusevett käinud joomas, nii et ta mõni päev on siin oksendanud, aga ma näitasin teile ka igal juhul. Martsukene, kas sul tuleb tutuaeg? Kas tuleb? Kas lähme õue? Selle hambaarstiga seoses ma lihtsalt avastasin, et seal on oma osalus on 12,5% ja mul jäi veel jääki mingi 40 euri, nii et kallis lõbuse hambaarst, aga õnneks meil on siuke hüvitise teema, mis on väga tore. Aga nüüd lähme õue. Martakene juba jaurab, tal tuleb tuduaeg. Teeme ühe tiirukese. Ma olen nüüd põhimõtteliselt 2 tundi istunud toas, chillinud, söönud, triikinud ja nüüd ma vaatan Pealtnägijat ja kohe tulevad Merru ja Frangu ehk siis tema poeg meile külla. Frangu on Martast siis 3 nädalat vanem. Ma triigin ja koristan ja chillan ja siis nad tulevad siia külla. Kell on saamas 3:30 ja ma varsti vist ajan äkki Marta ülesse. Ma natuke peal läbi mõtlema meie need unerütmid. Ma ei ole päris nagu hea lahenduseni veel jõudnud. Et mis kell ta võiks nagu magama minna, et ta ei järkaks liiga vara ja et esimene unetsükkel oleks ikkagi pikem kui 5 tundi. Aga ma pean natuke seda veel läbi mõtlema. Väga meeldiva kuhu peal olla. Nii, läksid pipid. Miku tuli koju ja paneb praegu Martat viimasesse päeva unne ja mina saan minna teraapiasse ehk siis üksinda Prismasse. Nagu sellel on lihtsalt mingi võlu, kui sa saad minna, nagu kui sa oled ema või isa, sa saad lõpuks selle oma ja sa lihtsalt lähed Prismasse. Loed mingid silte, kilohindu saad vaadata, saad lugeda koostisosi, saad mõelda, mida sa tahad süüa teha, kus vahes miski asub. Nii et ma lähen praegult ikka ja jälle oma Biskofi jahile. Ei olnud Maximates, ei olnud Hinnapommis. Äkki on Prismas ja kui Prismas ei ole, siis ma lähen Rimisse. Aga ma loodan, Prismas on. Väga loodan. Nii et lähme siis tiirudele. Okei, ma olen nii rõõmus. Ma leidsin Biskofi küpsised ja selle kreemi ja ma olen lihtsalt nagu, ma olen nii õnnelik. Igal juhul Prismas käidud, nüüd ma lähen Kaupsi, sest mul on vaja selle sinijäljetusjuustukoogi jaoks sinijäljetusjuustu. Ja see time-outi retsept soovitab Kaupsis nagu valmis kaalutuna.
mingi Saint Agur või mis iganes, mingit sellist juustu. Ja ma lähen, võtan sealt ja siis ma võtan vanillitoorijuustu ka, seda on ka vaja selle koogi jaoks. Eks ma teengi niimoodi, et homseks Marta sünnaks ma teen täna õhtul valmis selle Biscoffi koogi ja siis homme õhtul ma teen huudijõuludeks selle siniõnnetusjuustu koogi, mis läheb siis sügavasse ja ma arvan, et miniversiooni sellest Biscoffist nagu veel lisaks siis, et kui on keegi, kes ei taha toorijuustuga kooki, nagu näiteks Kaspar, vihkab lambist toorijuustu, siis ta saab seda Biscoffi omaga, oota Biscoffis on ka ju toorijuust. No siis ma pean lihtsalt midagi välja mõtlema, aga sellega me tegeleme homme. Ma arvan, et see Biscoffi oma tuleb nii hea, et seda saab mingil järgmisel minisünnal ka teha. Marta minisünnal. Vot, aga käime kaupsis ära ja siis lähme koju. Nii haige olukord oli praegu, nagu ma olin väga lähedal sellele, et ma reaalselt panen pauku. Ma sõitsin Prismast tagasi kesklinna poole ja nagu mööda seda Jaama tänavat on ju. Ja reaalselt nagu bussitaskus, see, kus see koop on seal, paremal pool bussitaskus oli mingi auto. Nagu suunatuli oli paremale poole, siis ta oli seal bussi taskus nagu peatumas. Ja siis järsku ta pöörab vasaku suunatule sisse, ma olen mingi okei, nagu tule vahele on ju. Ja järsku, nagu enne ei olnud seda teist autot, teine auto oli tõmbanud tema taha ja tahtis ka minu ette saada. Aga ma lasin ainult selle ühe auto, sest ma olin ainult ühte autot. Ja järsku mingi teine auto mul reaalselt niimoodi, et on nagu mul auto hakkas nagu üürgama lihtsalt, need andurid. Nagu ma olin nii lähedal reaalselt, et ma sõidan talle nagu parema küljega sisse lihtsalt või parem nurgaga. Siis täiesti rahulikult näitab mulle nagu ohutulesid, et sorry, vaata. Nagu Kalla, sa oled liikluses, sa oled bussitaskus, ma olen peateel, palun ära sõida mulle ette. Enne kui see ei ole veendunud, nagu täiesti kott pime on ka õues. Ma ei tea, mis mu pulss oli tol hetkel. Väga kõrge igal juhul. Täiesti pekkis, nagu palun olge ettevaatlikud, lihtsalt see, nagu see ei ole normaalne. Et ära riski nagu sellega, et sa nüüd ruttu tõmbad vahele, nagu sellest tuleb nii palju jama, kui seal oleks mingi kõks olnud. Igal juhul ma vaatan üle, et midagi ei oleks ja ma jätsin selle numbrimärgi meelde, nii et kui midagi on, siis you will pay. Random ostud kaupsist 500 piknikujuust, sest kõht on tühi. Ja need OG broileritiivad chili marinaadis. Oi, vana. Kui kaupsi satun, siis ikka alati võtan neid ka. Vanillitorjust ei olnud. Nii et võtsin tavalise ja minge pekki. 6,50 siukse väikse pontsiku eest. Parem oleks, et see on mingi suurepärase maitsega juust ja et mul tuleb maailma parim kook sellest. Ma olen tagasi kodus oma väikse mussuriga. Viku paneb uut lauda kokku ja meie hakkame moosi keetma laupäevaks. Ma ei ole vist kunagi ise moosi keetnud, nii et that's the first. Siin olid juustukoogiga serveerime seda siis. Kell on veerand 12. Marta jäi põhimõtteliselt 15 minutit tagasi magama. Üliraskelt. Mikuga lihtsalt jäi tiimil lõpuks magama ja siis ma tõssin ta voodisse. Ma sain koogi valmis, või noh, peaaegu. Ma pean veel hommikul sinna selle Biscoffi katte peale tegema, sellest kreemist nagu sulatama ja siis panema külma. Või siis ma käin pesusele ja ootan, et see jahtuks ja siis panen ja siis see läheb sügavkülma. Ja siis hommikul on kook valmis. Selline näeb välja, lõhnab üli hästi. Siia peale siis tuleb veel seda kreemi nagu sulatada ja siis valada siia peale ja panna see külmikusse. Ma käisin pesus ära ja nüüd ma teen ikkagi selle kreemi täna valmis, sest see peab terve öö jahtuma. Ehk siis siin ma sulatan seda nagu vesivannil siis, seda Biscoffi kreemi. Tere hommikust, kallis! Kas sa oled 6-kuune või? Palju õnne, Marta! 6 kuud juba! 6 kuud juba! Jaa! Tere hommikust! Nagu te kuulsite, siis täna on tõesti Marta 6. kuu minisünnipäev ja see on lihtsalt uskumatu, et esiteks aeg on läinud nii kiiresti, aga samas ma olen ka nagu nii tänulik, et ta on juba nii asjalik, nii suur, nii tugev, et ma ei pea elama iga päev surmahirmus, et äkki ta ei jaksa enam oma okset välja köhida. Ma lihtsalt olen nii õnnelik, nii õnnelik, et meie jaoks see esimesed 2 kuud oli nagu väga-väga raske ja ma lihtsalt terve aeg unistasin ja olin ausalt öeldes väga kade nende peale, kellel olid juba vanemad beebid, nagu 5 või 6 kuused. Nii et ma väga rõõmus, et Marta on juba 6-kuune ja ma tõesti saan nagu rohkem nautida ka seda kõike. Tänane öö läks meil selles mõttes väga hästi. Ta jäi nagu päris hilja muidugi magama, mingi kell 11,
aga ma proovin täna niimoodi, et tal see teine uni on natuke lühem, umbes 1,5 tundi. Ma sealt Huckleberry äpist lugesin, et võiks umbes nii olla, et siis tal tuleb varem see 3. uni ja siis ta võiks ideaalis mingi 9 nagu minna magama. Vot, aga selline huvitav infokild. Täna esimest korda magasin nende kordukasutatavate rinnapatjadega ja ma pean ütlema, et nagu üllatavalt mõnus oli. Ma veits mõtlesin, et äkki nad jäävad nagu sellised märjad või niimoodi, kui sinna nagu piima koguneb, aga väga okeid on ja miks mitte nagu edaspidi päeva jooksul ka kasutada, et neid on mitu tükki, nii et siis saab ühed pessu visata ja järgmised kasutusele võtta. Nii et väga vinge. Vot, aga nagu te näete, ma olen täielik juust ja mul on täna nii pikk to-do list, et esimese asjana me läheme pessu. Muidugi seda ei ole mu to-do listis. Aga käime pessus ära ja siis hakkame vaikselt vaatama, mis meid päeval ees ootab. Marta magab kärus 20 minutit ja jalutasin temaga, et ta magama jääks. Tegelikult tal oli uneaeg 10:30, ei 10, aga kell on 11 ja ta on maganud praegu 9 minutit. Mul on monitor siin samas muidugi ja ma hakkan sirgendama. Mul on väga pikk to-do list täna. Kuulan Ta ütles jah podcasti ja juustame korda teha, meik on vaja teha ja siis ma hakkan toimetama. Üks märge veel, ma väga ootan, et ma ei peaks enam föönitama ja sirgendama eraldi, sest see on nii aeganõudav lihtsalt. Ma palusin endale jõuludeks Dyson Airstraighti ja ma väga loodan, ma saan selle. See oli minu ainus jõulusoov. Mul muidu nagu ei ole siukse kindlaid soove, aga see aasta tõesti oli, sest need juuksed siin vajavad ühte Airstraighti, millega saab nagu föönitada ja sirgendada korraga. Ja girl is ready! Mul on juuksed sirgendatud ja meik tehtud ja ma sain aru, et ma ei olegi see nädal vist üldse meikinud, sest ma võtsin oma uue meigispammi ja ma ei mäleta, et ma oleks seda üldse kasutanud. Aga üks asi, mis ma siin tegin nädal aega tagasi umbes oli see, et ma oma suurest IKEA meigi organisaatorist loobusin. Ostsin Jyskist siukse pisema ja väga paljudest meigiasjadest ka lihtsalt loobusin, sest nad olid nagu vanad või ma ei kasutanud neid või ühesõnaga ei ole vaja nii palju asju inimesel. Nii et siin on kõik minu meigiasjad ja ma sain meigi valmis. Nii et nüüd ma saan oma to-do listiga alustada. Ja Marta on praegu maganud 45 minutit. Ma arvan, ma lähen varsti äratan ta ülesse. Kui ta on tunnika maganud, siis teise une ma lasen maksimaalselt 1,5 tunniseks minna. Ja siis tuleb ju õhtununi ka natuke varasemaks ja siis ta ilmselt tahaks nagu varem uinuda, mitte kell 11 öösel. Nii et vaatame, kuidas sellega täna läheb siis. Nii, 6. kuu pildid tulevad siit. Fotograaf sai ka tellitud ja teeme väiksed pildid. Ma proovin mul su maest aida. Vaata, esimene kuu oli professionaalne fotograaf ja nüüd on naabrilaine. Me sõime seda Biscoffi kooki, see on mega hea. Aga nüüd mul läheb väga kiire to-do list edasi. Ma näitan hästi kiiresti seda küünalt niimoodi, mis ma siin Teanale praegu valmistan ja ma peangi sellega edasi tegelema, aga ühtlasi ma teen kishi, sest Miku pere tuleb külla. Siin on porru ja sink ja sibul ja siis põhi läks praegu ahju. Ma segan täidise kokku, pean kishi tegema, siis ma pean tänaval tegema või äkki ma teen küpsised homme. Siin juustukoogi tegema, järjest teeme vaikselt, rahulikult, siis saab valmis. Ma ei võtnud hommikul kookest. Seal on piparkoju kooke. Kes tegi viimase tudu emme kaisus? Kas väike Marta? Nõudepesumasin on peidektor. Kas väike Marta? Laulsime just ennem ülistuslaule. Emme hakkas nutma, stimme väga emotsionaalne. Ise ei nutnud, ise ei ole nii emotsionaalne. Martsu, sa oled mussur. Palju enne. Sa oled 6-kuune väike mussur. Oi, kui ilusti lükkad ennast niimoodi sirgu. Kodanikul on tööaeg kleidikesega ja tissu. Ja mina valmistan sinelitusjuustu kooki homseks ja mul on küsimus, et kui kaua ma veel lasen niimoodi edasi, et ma täiesti suvaliste asjadega purustan küpsiseid. Miks me võiks lihtsalt osta nagu seda väikest masinat, mis seda minu eest teeb. Aga vaatame, millal ma enam ei jaksa. Täna on tehtud kish, siis küpsised ja nüüd läheb sinelitusjuustukook, mida õnneks ei ole vaja vist küpsetada. Ja. Siin on tigesti küpsised, siin on toorjuust ja sinelitusjuust, siin on vahukoor ja siin on munavalge. No lase lahti nüüd, tee toogu endale ja
tubli tüdruk! Ja need kõik ma segan kokku siis omavahel ja panen siia vormi. See on juba nii hea. Ja siia tulevad veel siis seda küpsisepuru peale. Reaalselt praegult juba maitstes oli nii freaking hea. Nii et ma väga juba ootan homset õhtut, et seda süüa koos vaarika ja mustikamoosiga, mille ma eile tegin valmis. Täna põhimõtteliselt terve päeva kokkanud ja jalgadel olnud ja ma olen nii läbi. Aga nagu te nägite, siis meil oli väike filmiõhtu ja snäkiõhtu, nii et nautisime, vaatasime ühte ägedat filmi, millega me jätkame. Vaatasime Knives Out, aga 3. osa või? 3. film, täitsa põnev, aga lihtsalt rohkem ei jaksanud praegu, nii et jätsime poole pealt pausile. Õnneks terve pühade aega meil nagu suht rahulik. Meil on homme sõpradega jõulud, siis esmaspäeval on Miku perega jõulud ja kolmapäeval äkki või neljapäeval on minu perega jõulud. Ja tegelikult nagu väga rahulik graafik on, nii et ootan, et saaks lihtsalt lehvutada. Aga selline tormiline vlog oligi. Ma usun, et see on juba liiga pikk, nii et ma ei hakka homsesse teed enam kaasa võtma. Aga ma loodan, et oli tore vaadata ja mis seal ikka, kui et näeme juba järgmine kord ja siis on Marta juba 7-kuune. See on ebareaalne. See on nüüd see ebareaalne, et ta on juba 6-kuune. Aga jällegi, ma olen väga tänulik, et on juba nii suur, nii asjalik, nii tugev. Nii et iga päevaga aina paremaks ja lihtsamaks. Võt. Näeme järgmises vlogis. Tšau!